Tšau barbekässad! Juba homme toimub Tallinna Teletorni juures Cars & Barbecue Festival. Nüüd hakkan rääkima teile sellest, mida te seal näha saate. Kõigepealt ja kõige olulisem asi, ainult täna reedel saad sa minna Instagrami ja otsida üles meie konto alt või Roger Orava konto alt selle video, mis ta tegi selle kohta. Nimelt loosimine. Ainult täna veel saad sa sinna nimekirja ennast panna, et osaleda selles suures loosis, kus peaauhinnaks on, tuleme näita, mis on. See suur 57 centimeetrine Napoleoni grill. See on siis nii-öelda kõige suurem asi. Lisaks on Vikman välja pannud suure hunniku liha ja kolmas auhind on siis Barbecoa suur kinkekarp. Nende auhindade loosimine toimub seal samas meie grillialal ja seda teeb Roger ise. Et ta kindlasti paneb sellega Instagrami ja TikToki ülesse, et kes ja kuidas need seal võitis. Aga kui sa oled osaleja, siis kindlasti ole kohal ja Roger selle loosimise seal koha peal ära teeb. Et auhinnad saab kätte pärast siit, meie juurest Pärnu maantee 230/1. Vot nii, kui tahad loosis osaleda, tuletan veel kord meelde, mine Instagrami, vaata meie konto alt või Rogeri konto alt, mis sa tegema pead ja võid võita jumala ägedad asjad. Aga see ei ole kõik, mis seal juhtub, sellepärast et päev algab 11:30 juba seal ja siis juhtub seal palju asju. Mis? Kohe räägin. Meie oleme seal väljas suure paviljoniga ja kui sa tuled sealt nendest toitlustajatest mööda, siis esimene suur paviljon peaks olema meie oma. Kuidas selle üles leiad? Selle järgi, et meie oma ees on rivi ägedaid autosid, kus on ka meie grillikirjad peal. Meie paviljoni ees on väike esitlusala, kus siis Priit Toomits teeb 3 retsepti. Õigupoolest on nii Priit kui ka Roger Orav ise seal, see meie kuulus TikToker. Ja Priit õpetab siis Rogerit ja sinul selle raames on võimalik seal kõrval olla, näha, kuidas teda õpetatakse, õppida ise ja seda kõike ka väga hästi maitsta saada. Paviljonis sees on meil aga, kuidas nüüd seda nimetada? Ütleme, et tegu on barbecue baariga ja see ei tähenda täpselt mitte seda, mis esimese asjana nagu pähe tuleb. Nimelt võtame me kaasa sinna hulga maitseaineid, hulga kastmeid. Lisaks oma suures ahjus küpsetame me valmis hunniku pultporki või siis rebitud sealiha ja paari lett on üles pandud ja sealt tagant siis serveerime seda rebitud sealiha. See on tasuta muideks. Aga see ei tähenda seda, et me paneme sulle meetrise kuhja ette ja sa saad seda seal mugima hakata sõpradega. Vaid see on selle jaoks, et kui sa tahad mingit maitseainet või kastet maitsta, siis me võtame selle rebitud sealiha ja sellega koos saad sa seda ka kohe maitsta. Kui sulle midagi meeldib, saad sa loomulikult sellega sealt kaasa haarata. Toredatele inimestele, kes meie telgist läbi tulevad, saame me anda, meil on selline patakas ja pataka sees on siis sellised asjad, ehk siis allahindluse kaardid, et sul on võimalus see saada ja pärast sellega saad meie poest 10% allahindlust. Ükskõik, mida sa siis ostad. Välja arvatud, see on see apteegi reklaami koht, kus välja arvatud kinkekaardid. Nende pealt me ei tee 10% alla. Seal baaris ootavad sind nii Priit Toomits, Rasmus, Keijo kui ka veel mõned meie abilised. Telgi all on võimalik näha ka ja tutvuda nende ägedate grillmasteri asjadega, mida sa ühel esmaspäeval nüüd nägid meie videos. Ja mina olen seal platsi peal olemas, aga ma ei ole seal telgis. Et ma nimelt olen võistlusalal. Et otsi üles Smoky Kotte võistlusala ja seal taustal on suur Flexovendi kirjadega buss ja
ma olen seal, tahad tulla tere ütlema, tule läbi, ütle tere. Lorenzo, kes on siis praegu Euroopa absoluutne tipp, nimelt vajas abi ja siis mina olen see abikäsi. Aga see kaamera, kuhu ma praegu vaatan, on ka minu käes, ehk siis proovime mingisugused Lorenzo võistlusnipid sealt kätte saada ja teile ka näidata. Ta lubas ilusti, et midagi tagasi ei hoia, kui tahad filmi, ma räägin, kui vaja midagi rääkida. Ja Lorenzo ütles ka, et tulge aga läbi ja öelge tere ja kõik on hästi. Tulge homme Tallinna teletorni juurde, sellepärast, et 11.30 lähevad väravad lahti, siis algavad seal kõikvõimalikud esitlused, seal on hästi pikk rivi ägedaid toitlustajaid, barbecue toitlustajaid ja seal, kus on meie ala, seal on palju esitlusi, mis kõik lõpeb siis lõpuks veel selle uhke Enn Dobrelutsu süteslõuga ja igasuguseid nippe, asju, kõike. Tulge läbi, küsige, teile antakse nõu, barbecues ühtegi kurja inimest ei ole, kes sind vitsaga oma telgi juurest minema ajab. Kui sa midagi ilusti küsid, siis sulle vastatakse. Nii et homme 11.30 lähevad väravad lahti Tallinna teletorni juures, kaasanud barbecue. Ma arvan, et ajaloo suurim barbecue festival Eestis saab seal alguse. Näeme homme Tallinna teletorni juures. Tšau!